tere! Tšau! Tere tulemast tagasi Lääneranna lobalainesse. Ma ei hakka isegi proovima, ma ei tea, mitmes osa see on. Viies? Äkki on. Oh my god, ilusat juubel. Meil on juubelosa. Ja juubelosa teeme meie. Ja Sest alustame sellest. kui te kuulete roboti häält, me vabandame. Siis me ei pane seda üles. Jaa. Sest meil, nagu on näha, meil pole enam halli arvuti, kus on kleepsud. See arvuti on Teises ilmas. nii, et meil on minu isiklik arvuti ja me pidime natukene jamama selle settingutega. Aga me oleme nüüd siin. Aga millest me täna räägime, Kirsi? Me räägime täna lock-innimisest. Ehk eesti keeles sisselukustamisest. Või siis, ehk siis nagu õppimisest, distsipliinist, kuidas meie õpime. Sest näiteks siin on tüdruk, kes lõpetas 5 põhikooli. Mitte küll kiituskirjaga, aga 5. Kus mu kiituskiri on? Ja Okei, tegelikult. Ei, ma olen rahul. Ja me lihtsalt räägime, kuidas meie, nagu, mis on meie distsipliin, kuidas me õpime, mis meetodeid me kasutame ja sükene üldine jutt. Disclaimer. Kõik, mida me räägime, ei pruugi kõigil töötada. Ma näen väga palju TikTokis, kes ma tahtsin seda küsida ka. Kas te olete näinud TikTokis neid mingid 16 kuni, ma ei tea, 18 aastaseid tüdrukuid, võib-olla nooremad ka, kes on nagu, et ma ei õppinud kontrolltööks või ma õppisin tund aega ja ma sain kontrolltöös 95%. Siis nad kasutasid seda Astra AI-d. See on lihtsalt reklaamklipp Astra AI-le. Ja ma näen neid kogu aeg ja ma olen nagu, ma tean, et 1, sa ei käi enam koolis. 2, veel vähem sa õppisid sellega ja said sellise tulemuse. Sest ma ei ole AI heiter. Aga on aeg ja koht AI jaoks. Mina mõtlesin, oh my god, nii tore äpp. Nagu nii hästi tegid reklaami, mina tõmbasin. Selles mõttes ma ei ole sealt väga palju mingeid nii-öelda asju kasutanud, et seal saab teha endale oma mingid nii-öelda märkmed üles laadida ja siis ta teeb sulle nagu ise need mingid testid ja asjad. Selles mõttes on tore. Seda osa ma pole veel katsetanud, aga seal oli selline võimalus, et sa saad nagu AI-ga rääkida ja siis ta nagu hakkab sulle seletama, kuidas mingit asja teha. Mina õppisin näiteks niimoodi matemaatikas intervallide meetodit. Tahtsin õppida. Ja ma jõudsin, ma ei tea, teema poole peale ja ta on nagu, et sul on tänane piirang. 4 tundi ei tohi nüüd saa nagu rääkida põhimõtteliselt, vähemalt ei saa rääkida. Nii et mul jäi teema täiesti pooleli. Selles mõttes, et kui aga see on kõikide AI äppidega niimoodi, kui sul ei ole seda tasulist äppi, siis sa lihtsalt saad ainult poole. Ja nagu vabandust, aga ainus asi, miks mul on hetkel tasuline ChatGPT on läbi kooli. Sest me tegime mingi T-hüppe küsitlust ja selle kaudu meile saadeti tasuta siis T-hüppe, mis on nagu tehisintellekt, mis aitab tegelikult selle asemel, et ta lihtsalt annaks selle vastuse, et ta aitab sulle õppida. Ja põhimõtteliselt see on ChatGPT Premium. Lihtsalt väikeste nagu eestikeelsed nagu lisadega. Ja selles on minu meelest see, et ChatGPT ja siis nüüd Pro sa saad saata rohkem pilte. Näiteks kui sul ongi mingid märkmed, mille sa tahad pilte saata. Aga mulle just meeldib see, et kui sa midagi küsid, siis ta on nagu mingid nii, et kui nagu sa kasutaksid seda, siis mis nagu siis oleks. Ta ei anna sulle kohe vastust, vaid kas ta nagu üritab sind nagu viia vihjetega õigele vastusele siis, või siis nagu ta küsib sult küsimusi, mis oleks näiteks siis. Ja selles mõttes on AI väga nii-öelda tõhus võimalus, kuidas õppida. Et kindlasti mingid küsitlused, nagu mis sa saad lasta ülesandelt seda AI-l endal teha, seda ma lasin mingi aeg teha, ma ei osanud nagu tekstülesanded matemaatikas on üks mu nõrk koht. Ma lihtsalt füüsiliselt ei suuda neid teha ükskõik millises kontekstis ja mingi hetk me pidime ka mingi teemaga tegema ja siis ma lasin ka chatil endale teha ja siis ma nagu natuke õppisin selles mõttes. Ja selles mõttes mina õpin ka sellega
näiteks viimane raamatutöö, mis meil oli hästi raske sõnastusega raamat. Ma lugesin selle läbi, aga ma ei saanud nagu aru, mis seal tegelikult räägiti ja mis oli nagu see moraalne pool sellest. Ja siis ma kirjutasin ChatGPT-sse, et mul on kohustuslikuks kirjanduseks selline raamat ja ma ei saa sellest aru, palun seletada mulle. Siis ta seletaski põhiasjad ja siis ta hakkas mult küsimusi küsima. Ja küsiski, et miks see tegelane seda tegi? Miks ta ei teinud näiteks seda? Ja niimoodi edasi. Ja see tõsiselt aitabki, mis on nagu, mul on ka tunne, et nagu õpetajate seas on nagu siukene 50-50. On õpetajad, kes on nagu, sina minu tunnis AI-d ei kasuta, et sa ei õpi sellega. Ja siis on õpetajad, kes on nagu, et kasuta seda, aga kasuta seda targalt. Ja omakorda veel lähevad sellised õpetajad kaheks, kes on nagu AI vastased. On sellised, kes on nagu, et ma tunnen 100% ära AI, kui sa kasutad AI töös. Ja on sellised, kes võib-olla saavad aru, ka ei ütle seda, eks ju. Aga nagu need inimesed, kes ütlevad, et nad saavad aru, et sa kasutasid AI-d, on öelnud ka inimestele, kes päriselt ei kasutanud AI-d, et su töö on AI. Jaa, sellepärast, et kõige haigem on see, et nad näevad videot, kus see on nagu, et sa tunned ära, et on AI, kui on nagu mõttekriipse kasutatud. Aga on õpilasi, kes tegelikult teavad, millal kasutada mõttekriipse. Ja ka teavad, et mõttekriips ja sidekriips ei ole sama asi. Ja nagu... Mina ei arvanud nii. Ja. Meil üks tuttav ütles seda. Aga kõigil on omad head ja vead. Ja. Aga ma tahtsin tegelikult midagi nagu päriselt öelda. Oota, ma võtan sekundilise mõttepausi. Lähme edasi. Aga millega? Ma ei tea. Kui mina näiteks selle täna ei ole rääkimine minu tugev külg. Aga mina näiteks AI-ga ka see, et osades ainetest ei saa aidata. Näiteks geograafias, sest geograafia info on kogu aegselt muutuv ja siis ta ei saa aidata. Millega ta väga hästi saab aidata on ajalooga, sest ajalugu ei muutu, seda ainult lisandub. Okei, sellistele asjadele ma pole varem mõelnud. Aga emme ütles, et sa ei mõtle eriti. Ja milles ta just saab aidata nendes ainetes, kus ei ole muutuvaid tegureid, kus on alati kindel valem või siis kindel lahendusviis või kindel nagu lause kogu aeg. Ja on ka näiteks mõistete seletamises, vaata erinevates ainetes, kui on vaja mõisteid seletada või midagi siukest. Aga, või nagu oletame, ma ei oska 100% öelda, aga mingite raamatutega on kindlasti lihtsam, kui sul ongi vaja mingit kordamisküsimusi ja sa näiteks neid Google'ist ei leia. Kuigi süke nagu lehekülg nagu taskutark on ka minu meelest väga hea lehekülg, kus näiteks erinevaid asju õppida. Kui sul on näiteks matemaatika mingi klassi kordamist, no ei tea, oletame mingi 7. klass on ju, sul on mingi sama teema, siis eelduste kohaselt on taskutargasse juba olemas, ehk siis sa lihtsalt paned Google'i otsingusse tavaliselt esimesena tuleb taskutark ja seal on ülihästi nagu seletatud, enamus asja on ülesandeid ka ja mingi aeg oli just geograafia, mingi süke aine, et sa olid eraldi nagu testid, said erinevaid teste, ülihea. Ja sellised leheküljed on väga head. Mis on ka väga, enam see nii hea ei ole, kunagi see oli palju parem, aga Opikus kunagi oli kõik tasuta, aga nüüd peab kahjuks kool maksma selle eest, et sa saaksid õpikuid. Ja isegi kui sul on kooliga Opik, sa ei saa kõiki õpikuid, sest ma näiteks eile õhtul ma tegin Matta kodutööd, kus me pidime seletama teemat lahti 9. klassile, sest me õpime samad me kordame siis 9. klassi teemat. Ja ma mõtlesin, et ma lähen Opikusse, võtan sealt ülesandeid, aga ma jõudsin Opikusse 9. klassi õpikusse, ütles, et vaata see esimest peatükki ja pärast seda sa pead maksma. 10. klassi oma saab igatahes vaadates, seda ma eile kasutasin. Ja. Aga selles mõttes osad asjad on tasulised, muidugi raskem, aga siin ei ole midagi teha lihtsalt. Jah. Aga mida mina soovitan on, et väga paljudes koolides lastakse raamatukogudest laenutada vanu õpikuid. Et see ei peagi olema nagu kõige uuem versioon, see, mille järgi kool õpib, aga näiteks ongi alati sul Matas on mingi 8. klassi teema, mida sa nagu enam nii hästi ei oska korrata.
et minegi küsi raamatukogust, et kas teil on 8. klassi õpikuid, kus on see teema sees, mida ma saaks kasutada ja laenutada välja. Ma usun, et ikka lastakse, vähemalt meil lastakse kindlasti laenutada. Ma arvan küll, jah. Ja osad õpetajad on ka, kellel võib-olla ei olegi raamatukogus õpikud, vaid ongi näiteks enda klassis õpikuid nagu just rohkem. Ja siis ta on ka, näiteks tema käest saab ka alati küsida. Nii et küsige, alati materjale küsige. Ja, see on kõige parem soovitus. Alati küsige, sellepärast, et nagu väga tihti sa oled nagu, ma ei saanud seda teha, sest mul ei olnud seda ja seda, aga siis ma küsin sulle vastu, kas sa küsisid neid asju? Jah, et kas sa üritasid midagi teha selleks, et saaksid teha? Sellepärast, et mulle kogu aeg on see tunne, et ma pean nõudma seda, mida ma tahan, et ma saaks sinna, kuhu ma tahan. Sest kui õpetaja ootab minult mingit, nagu, et ma teeksin mingit asja, aga ta koheselt ei paku mulle neid materjale, et ma saaks seda asja teha, siis ma lähengi ja küsin talt neid materjale, sellepärast, et nagu, kuidas sa ootad, et ma teeksin midagi, mille jaoks mul materjale ei ole. See on just nagu gümnaasiumis, sest põhikoolis ma ei mäleta, et meil oleks nii palju olnud, et nagu teiste klasside materjale peaksime kasutama. Ja vaata, 10. klass on just selline, et kus sa nagu just oled vaata värskelt põhikoolist tulnud, et sul peaksid olema mingid teadmised ja ma arvan, et enamus teemad on tegelikkuses matemaatika, me oleme enamus nagu põhiasjad ikkagi oleme ära õppinud, aga nüüd ongi see, et sa nagu täiendad, sa õpid uusi nagu asju juurde. Et see on minu meelest väga keeruline, sest ongi see, et sa tead mingid asju, et okei, et kunagi oli näiteks, et ma ei tea, miinusega ei saanud arvutada, et kui sul lähevad numbrid miinusesse, vaata. Et kunagi sa tead, et okei, siis siit ei tule mingit arvu, vaata. Aga nüüd sa oled nagu mingi aja, see on mingi -2. Et nagu, et see, et nagu keeruline on aru saada, et nagu sul ei ole kõik veel nagu täielikult selge ja nagu, et sa pead kogu aeg õppima. See on ja väga keeruline. Sest ma vahest mõtlen, et nagu ma alles õppisin seda teemat põhikoolis, aga ma juba ei mäleta seda. See tundub nagu ma ei mäletaks, aga tegelikult ma mäletan. Aga lihtsalt see, et meil on veel lisaks sinna peale, et see teeb selle raskeks, mitte see, et ma ei mäletaks seda teemat. Sest ma tegelikult mäletan. Sest ma mäletan 9. klassis meie matemaatikaõpetaja ütles niimoodi, et kui te lähete gümnaasiumisse, siis te peate ütlema, et te olete seda õppinud, sest et te tegelikult olete. Mis on väga tõsi, ma panen tähele, et nagu kogu aeg ta kunagi rääkis ikka, et jälle need 10-ndikud rääkisid, et nad ei ole seda õppinud, aga ma olen neile kõike ju õpetanud ja sama. Ma nagu mõtlesin, et meie raudselt mäletame kõike, et mis asja on ja nüüd iga kord, kui meie uus matemaatikaõpetaja, nagu kas te seda õppisite või kas te seda olete teinud, me oleme nagu raudselt oleme, aga me ei mäleta. Ja sellepärast, et nagu ma tean, et ma olen seda teemat õppinud. Aga kas ma mäletan, kuidas täpselt mingeid lahendusi teha? Kohe kindlasti mitte. Sest minu arust matemaatika on selline aine, et sa õpid nagu, mitte et sa õpid ühekordselt ära, vaid et sa õpid nagu teema ära ja kuna sa lähed järgmise teema peale, mis ei ole nagu üldsegi seotud, siis unustad selle teema ära. Aga nagu kordamine on tarkuse ema. Nii et nagu see, miks meil igas klassis on kordamise teema kogu aeg. Aga me võiks võib-olla rääkida, kuidas meie õpime. Kuigi ma näen alati TikTokis on erinevad mingid, leia see õige mingi süsteem, siis seal on mingid erinevad nimetused, mingi kuidas õppida on ja mingi õppimismeetodid on ja ma ei suudaks. Ma tean, üks on mingi süke, ma ei tea, ma ei nüüd ei hakka ühtegi nimetanud, pärast ma nimetan valesti midagi peale kauba asju. Aga on mingid siuksed, kus sa näiteks õpid 25 minutit, puhkad 5, jälle 25, jälle puhkad 5. Pomodoro metood. Täpselt. Ma mõtlesin, kas on see, aga ma ei hakanud igaks juhuks ütlema. Ja mida ma kohe ütlen on, et disclaimer. Kõik, mida te TikTokis näete, ei pruugi teile sobida. Kõik, mida meie ütleme, ei pruugi teile sobida. See ongi puhas trial and error, et sa pead leidma selle, mis sinule sobib. Jah, proovimise teel on kõige lihtsam. Näiteks, sest et kunagi, mitte algklassides, põhikoolis oli see, et kõik asjad olid alati paberi peal, on ju. Ma ei tulnud kunagi selle peale, et ma saaksin omal näiteks, ma ei tea, koolikoti sellega kergemaks, et ma näiteks õpimapid teen endale arvutisse. Praegu mul on 5 korda lihtsam, ma saan nagu materjali otsida koheselt, nagu kohe ümber kirjutada, kõik on väga hea, nii et mina kasutan seda väga, et ma üritan väga palju asju teha arvutis. Ja väga paljud asjad on mul ka digitaalselt. Sellepärast, et üks mu selg on palju kergem, kui ma ei pea kandma mingit 10 erinevat õpimappi kaasas, vaid selle asemel on mul arvuti kaasas. Kuigi arvuti on väga raske. Oleneb jah, mis mudel sul on, aga kui sul on siukene nagu
stardi, mis minul siin on, et see on natukene raskem, kuigi see on isegi kergem mudel, sest mu vendadel on nagu kangemad mudelid, kus saab nagu arvutimänge ka mängida ja issand, kui pirakad need on. Ma ei suuda ette kujutada, kuidas nemad sellega koolis oleks käinud. Ja kuidagi on sattunud niimoodi, et meie tunniplaanis on täpselt see päev, kus ma peaksin võtma arvuti kaasa täpselt nii palju tunde, et ma pean kõik õpikud kaasa võtma. Nii et mul on alati kott nagu kaalub nii palju. Aga samas see nagu veits hoiab kokku seda paberitööd, et ma tean nagu, et ma olen ju ennem nagu paberi peale ka õpimappe teinud. Näiteks, et erinevaid paberid ja siis pärast mõni läheb kaotsi on ja aga siis sellega on ju see hea, et sa teed need kohe endale sinna kausta, need su sinna jäävad, sa ei saa neid sealt ju välja võtta tehniliselt, su nagu oleneb, kus sa teed, muidugi ma teen näiteks Drive'is, su Drive'i jäävad need ju, need nii-öelda doksid ju asjad ja jäävad ikka alles, selles mõttes nagu, et ei kao midagi ära. Ja see on kõige parem osa sellest, sest ma mäletan kogu aeg oli see, et trimestri lõpus tuli õpimapi esitamine ja siis see oli, et nüüd sul peavad see ja leht olema ja siis me kõik vaatasime mingit ühte lehte ja siis me oleme nagu, mis leht see on? Ja siis on mingid siuksed, mis sa teadsid, sa tegelikult tegid, aga see hetk panid kuskile asja vahele, näiteks mappi polnud kaasas, panid kuskile suveõpiku vahele, pärast viskasid ära, pid uuesti tegema, on ju. Kuigi praegu on see, et mingid asjad on niimoodi, et isegi kui on nagu netis õpimapid, siis mingid lehed sa pead ju ikka käsitsi tegema ja siis sa pead pildistama. Ja siis mis sa pärast nende lehega teed? Pärast on ikka see, et sul on lõket. Saunamateriaal, saun soojaks. Aga selle digitaalse õpimapiga mul on see, et ma unustan kogu aeg ära, mul see on. Sest ma olen nii harjunud, et mul on paber oma ja siis õpetaja nagu, vastake nendele küsimustele ja siis ma automaatselt võtan juba laua pealt paberi ja hakkan täitma ja siis ma pärast mõtlema nagu ma oleks nii lihtsalt toksis teha seda. Jaa. Aga see ununeb. See hoiab nagu ruumiga kokku. Nagu selles mõttes, vaata õpimapid ja muidu on mingid hästi paksud ja mingi sisukord, lehekülje numbrid, tiitelleht. Okei, samas tiitelleht oli nagu lahe, väike kunstiline eksperiment. Aga see oli meil ühe õpetajaga, meil pidi olema, sest meil on nüüd üks aine küsib ka füüsilist õppimappi. Me oleme tagasi. Ja, meil käis Ireen vahepeal. Meil käis piip! Aga nagu ma rääkisin, siis meil üks aine ikka, meil on kohustuslik, et meil oleks nagu paber õpimapp siis. Või nagu füüsiline õpimapp. Ja oh my god, milline arutelu meil klassigrupist tuli. Ma lihtsalt loetlesin ette, mis lehed mul on ja siis mul öeldi, et ma fleksin. Ja siis ma ütlesin, et mul on nagu, mul on nii palju lehti ja mul on perioodilistabel, see on keemias on ju. Ja siis öeldi, et ma ei küsinud. Aga nad küsisid mitu lehed. Selles mõttes on mingid õpetajad, kes näiteks osades ainetes pole töövihikuid. Mina ütlen, et see on isegi võib-olla parem, kui pole töövihikuid. Minule meeldivad töölehed isiklikult rohkem. Sellepärast, et ma arvan, nagu, et kui mul ongi nagu vajadus, ma saan markeerida. Minu üks nagu ka õppimismeetod on, ma üritan markeerida. Kunagi, siis kui ma alustasin markeerimist, siis see oli niimoodi, et terve tekst läks nii, mis osad teadsid, roheline, ei teadnud, punane. Terve tekst oli ära markeeritud. Ärge tehke nii, see ei aita. Võib-olla. No pigem mitte. Võite proovida, keda võib-olla lihtsalt raisk. Kameraks, jah. Me oleme jällegi tagasi. Täna ei ole meie päev, okei? Meil sai kaamera aku tühjaks. Aga ma ei mäleta enam, millest me rääkisime. Aga räägime, kuidas me veel õpime. Näiteks, mida sina teed, kui sina õpid? Või kuidas sina õpid? No, see oleneb ainest. Aga minul kõige parem, ma ei kutsu seda vist õpimeetodiks, aga kuidas ma õpin on see, et ma õpin kõik korraga. Sest ma olen kuidagi kodeerinud ennast, et minul õpimotivatsioon tuleb nädalavahetusel. Niimoodi, et kas siis reede, laupäev või pühapäev, oleneb, mis päev mul vaba on, kui mul on. Ma õpin ühel päeval terve nädala õppimised ära. Nüüd, vahest see ei päästa, sellepärast, et vahest õpetajad panevad keset nädalat õppimist, aga see päästab nagu selle suurema töö ära.
kui ma näen, et mul on juba nagu mingi neljapäevaks 3 asja õppida ja ma õpin need pühapäeval ära, siis neljapäevaks tuleb 1 asi juurde, mul on ainult 1 asi õppida, mitte 4 asja. Mingi hetk mul oli ka see nii-öelda siis mindset, kuidas on mindset eesti keeles? Mõtteviis. Jah, mul oli umbes sama mõtteviis põhimõtteliselt. Mingi hetk see nagu väga töötas, aga mingi hetk oligi see, et kui mul ei olnud absoluutselt aega, siis kõik nagu kuhjus nii räigelt ja siis mul oli nii palju õppida. Praegu ma üritan õppida niimoodi, et siis, kui mul on motivatsiooni. Ja millegipärast praegu mul on nagu motivatsiooni väga vähe. Ma ei tea, kas see on võib-olla nagu see on see aastaaja vahetus ja kõik siuke, et noh, et ilmad lähevad veits soojemaks ja kõik siuke. Aga ma lihtsalt näiteks eile mul oli spark of motivation from nowhere, ehk siis nagu mul oli sähvatus motivatsiooni nagu lambist ja ma õppisin mingi 4 tundi mitte küll neid asju, mis tänaseks teha oli, aga jaa. Ja mul ka oleneb tõesti, kas mul on aeg selle jaoks. Sest mul on ka praegu olnud motivatsioon nii maas. Aga mul on tunne, et nagu kõikidel vist oli eile õhtul mingi motivatsioonisähvatus. Oli jah. Ja täna oli kõigil nagu motivatsioon täielikult nullis. Kõik olid üliväsinud täna nagu... Sest eile oli motivatsioonisähvatus ja kõik olid poole õnni ärkvel. See oli nii haige. Või nagu, et mitte isegi, et motivatsioon puudus. Mingit sorti motivatsioon oli, aga mitte tööd teha. Sest et oligi see, et tunnis ka näiteks mina nagu täna mitte midagi ei viitsinud teha. Tegin nagu kõike muud peale õppimise. Aga ma tean, miks see oli mul nii, sest ma olin nii väsinud, sest ma tegin reaalselt poole ööni matemaatikat ja läksin mingi 11:30 magama ja kui te ütlete, et see ei ole üldse hilja, minu jaoks tavaline magama mineku aeg on 9:30. Okei. No, ma just tahtsin öelda, et nagu praegu millegipärast nüüd see natuke muutub. Mul on üleüldse praegu kõigega nii nagu halb. Ma lähen ülihilja magama. Inimesed, kes lähevad igapäevaselt magama kell 4, siis te ei tohi öelda, et ma lähen hilja magama. Teie jaoks ma lähen mega vara magama. Aga nagu 12 on minu jaoks praegu juba, et ma mõtlen selle peale, ma olen nagu, et kurat, homme ma olen väsinud. Aga also ka inimesed, kui sa lähed kell 4 hommikul magama ja sa pead koolis olema kell 9, siis vabandust, sa ei saa mulle mitte midagi öelda. Kuigi, ma olen üritanud teha niimoodi, et pärast vaheaega oli nii, et minu meelest ma ärkasin mingi hetk hommikul hästi varas, ma käin hommikul nagu pesemas ja siis terve päev ma olin täielikult motiveeritud. Ja mingi hetk oli see, et kui ma läksin hästi hilja magama, siis ma pidingi ärkama varem. Sest ma arvan, et see on mingid nagu need une nagu etapid, uneetappide kaupa, ma arvan, et ma sain täpselt siis ühe uneetapi nagu ära oldud, et nagu uusi jõudnud nagu alata veel 100%, et mul nagu ülihästi suutsin ärgata, sest et nagu praegu mul on täielikult 0. Mul on äratused reaalselt tund aega järjest ja ma ikka nagu magan sisse alati. Mis on väga huvitav, sest Kirsi oli kunagi see, kes reaalselt ärkas üles kell 6:30, et õppida ja siis veel jõudis 20 minutit enne tunni algust kooli. Võin võrrelda minuga. Mina ärkan üles tund aega enne kooli ja jõuan kooli 10 sekundit enne tunni algust. Aga ma olen ennast kokku võtnud, inimesed. Ma jõudsin täna kooli 8:59. Ma jõuan seda iga päev. Aga see on nii haige. Kuidas on võimalik, kui ma tulen kodust välja 8:50, ma jõuan 9 kooli. Ma tulin täna välja 8:55. Ikka jõudsin 9. Ma mõtlen iga päev sama, sest mul on vahest, kus ma lahkun majast 45. Ma jõuan kell 9:01 kooli, aga ma lahkun muidu tavaliselt mingi 55–57 ja ma jõuan 59 kooli. Ma olen klassi juures 59 ja siis Mairold on ka nagu, sina nii varakult kohal. No mõnedes ainetes ongi näiteks, kui mul on mingi matemaatika esimene, siis ma nagu üritan olla varem kohal. Tavaliselt ei õnnestu. Mul ka, sellepärast, et kui meil oli, ma viikasin, kui meil oli vene keel esimene. Sest vene keel õpetaja ei halasta. Sest on väga palju... Padarki 2. Ma panen sul 2. Ja ma kogu aeg niimoodi paanitsesin, sest ma ei ütle, ma olen krooniline hilineja, sest mina ei loe seda hilinemiseks. Kui ma jõuan 1 minut hiljem tundi ja see 1 minut on lihtsalt see, et ma tulin trepist ülesse. Ise te ehitasite kooli, kus on nii palju treppe nagu. Ühesõnaga, mida me oma jutuga öelda tahame, on see, et uni on minu meelest väga tähtis. See on kõige tähtsam üleüldiselt motivatsiooni saavutamiseks ja
ka nii-öelda, et sul oleks see motivatsioon, et siis nii-öelda lukustada ennast, eks ju, mingisse kindlasse tegevusse. No ma näen inimesed lock-innivad erinevat moodi. Sest on inimesed, et noh, oletame, ma võtan sinu näitena praegu, kuigi ma ei tea, kuidas sa lock-innid. Sa lihtsalt lock-innid. Oletame, on ju. Näiteks Teresa lock-innib nii, et ta kirjutab endale mingeid notes, cute notes, on ju, noh, ilusad märkmed, mingi markeerib, värki-särki. Siis on keegi teine, kes näiteks joonistab endale jooniseid. No see on täielikult oleneb, aga just see, et kust see motivatsioon leida, siis kui keegi teab, siis palun öelge mulle ka. Sest motivatsioon minu arust, sest on erinevus motivatsioonil ja distsipliinil. See on kõige tähtsam. Kui sul on motivatsiooni, sul enamasti ei ole distsipliini. Või noh, ma ei saa öelda, et enamasti ei ole, sest sul võib olla distsipliini ja siis sul tekib motivatsioon ka teha seda, mis sa nagunii teed distsipliini pärast. Aga distsipliin on see, et sa järjepidevalt teed kogu aeg midagi. Et mitte see, et mul nüüd tuli sähvatus, ma lähen jooksen nüüd 10 kilomeetrit ja siis ma järgmise 6 aega ei tee mitte midagi. Distsipliin on see, et täna ma jooksen 2 kilomeetrit, homme ma jooksen 3, siis pärast seda jooksen jälle 2, et lõdvestada natukene. Kogu aeg teed midagi. Motivatsioon on see, et sul lihtsalt on ja lõpuks selle distsipliiniga on see, et ta läheb kogu aeg sul nagu niimoodi, eks ju, ta seisab nagu ühe joone peal ja lõpuks muutub sul harjumuseks lihtsalt. Sa lõpuks tuled juba koju näiteks ajakavas, noh, oletame, et sul on ajakava, mis on ka väga hea õppimismeetod muidu, ajakavastada. Me läheme jälle tagasi. Oota, ma mõtlen, millest nagu peaks veel rääkima kui nii-öelda siis lock-inimesest. See on nii haige teema, millest rääkida, sest ma ei oska kuidagi teile öelda ju, et noh, kuidas lock-innida. Ma võin öelda, et lock-innimisvalemit ei ole. See on lihtsalt mingi ma arvan, et see ongi pigem mingi motivatsioonivärk ja no pigem ikkagi distsipliinivärk, et sa pead ise ennast ju sundima midagi tegema ja siis lõpuks kui sa oled, ma arvan, seda piisavalt kaua teinud, siis sul on nagu lõpuks mingi motivatsioon, et seda teha ka. No näiteks ongi, et näiteks hommikul kooli lähed, otsustad, et okei, nii, selles tunnis ma näiteks kirjutan notes, äkki nagu on mingi huvitav teema, on ju, siis sa saad endale täiega häid mingeid asju kirja ja värki, on ju. Ja kuna sa oled juba esimeses tunnis nii ju nagu hästi kaasa töötanud ja värki, siis äkki sul on nagu motivatsioon, et ka järgmises tunnis seda teha, kuigi enamus ajast seda ei juhtu, aga see täielikult oleneb tunnist, oleneb õpetajast, oleneb su keskkonnast. Sest kui su ümber on väga palju inimesi, kes nagu ei tee mitte midagi, on lihtsalt, siis nagu kipub olema niimoodi, et sa oled ka lihtsalt. Jah, et sa tundub nagu see imelik, kui sa teed midagi. Aga minu arust ka, kui me räägime juba distsipliinis, siis ma võin öelda isiklikult, et ma ütleks, et mul on päris hea distsipliin. Minul on väga halb. Ma käin iganädalaselt trennis, ma õpin üpris järjepidevalt ja nagu kuidas mina leidsin, et seda saab teha, on, et esimene asi, mis ma tegin, oli, ma panin oma une paika. Mul oleks seda vaja, palun. Sest, mida ma märkasin, kui ma olin mingi 6. klassis, ma läksin iga öö magama kell 3 öösel ja ärkasin kell 6, et minna kella 7 bussile. Ja siis ma magasin bussis ja muusikaga oli treppidel ja Jades, see ei olnud hea mulle. Ärge tehke seda. Aga nagu mu treener ütles, siis kõige legaalsem doping on reaalselt uni lihtsalt. Kui sul on uni paigas, siis sul on juba nagu, sul päevad tunduvad pikemad ja sa saad rohkem tehtud ka päevas. Oodake sekund. Igatahes jah, kui te arvasite, et me hakkame teid nüüd õpetama, et kuidas lock-innida, siis ei, me räägime puhtalt enda kogemustest, kuidas meie nii-öelda siis lock-innime. Ma ütlen, et hea on nagu, ma ei oskagi öelda, on hea, kui sa leiad endale need mingid kindlad asjad, missuguses keskkonnas sul on hea õppida. Näiteks, on inimesi, kes ei suuda kuulata muusikat, kui nemad õpivad. Mina suudan kuulata mingit kindlat laadi muusikat ainult. Näiteks ma toon mingid näited, näiteks ma suudan kuulata mingid nagu muusikat, kus ei ole sõnu. Sellepärast, et nagu, kui ma kuulen kõrvas ju sõnu ja siis ma peaks näiteks lugema ka veel sõnu liiga segane. Minul on see, et mina saan ükskõik, teised ained on täiesti suva, ma võin muusikat kuulata, ma võin ükskõik mida teha, aga keeleained on niimoodi, et kui ma näiteks õpin vene keelt, siis ma ei tohi venekeelseid asju kuulata, venekeelseid laule või midagi nii.
siis ma pean näiteks inglise keeles kuulama. Kui ma õpin inglise keelt, siis ma pean kuulama eesti keeles või vene keeles asju, kui ma õpin eesti keelt. See kõlab nagu sa kuulaksid väga palju venekeelset mingit muusikat ja asja. Ma ei saa öelda, ma väga palju kuulan, aga ma tegelikult kuulan küll teisekeelseid peale nagu inglise ja eesti keelse, et mulle väga meeldib nagu teiste riikide muusika ja kui kõige parem on see, mul nagu mu sõidu playlistis on meeletult nagu teisekeelseid laule ja siis mu ema nagu, mida see tähendab, ma olen nagu ma ei tea, aga vibe on hea. Ühesõnaga, leida see enda vibe. Jaa, leia see enda vibe. Ja muusika, siis kindlasti, no osadena, mina arvan, et mina olen väga locked in, eks ju, siis mina lähen niimoodi köögilaua äärde. Arvuti, vihikud, markerid, pastakad, külm Coca-Cola. Ma soovitan, leidke miski, mis motiveerib teid õppima. See külm Coca-Cola motiveerib väga. Kas külm Coca-Cola samal ajal, kui te õpite või siis teil on külm kapis, ootab külm Coca-Cola ja te teate, kui te ära õpite, siis te saate selle Coca-Cola. See on mu koristamise motivatsioon tavaliselt. ma joon väga palju Coca-Colat. Ja vähemalt see pole Red Bull. Ja minu lemmik on ka näiteks see, et mina teen endale auhinnasüsteemi. Et näiteks ütleme, mul on vaja 5 lehekülge ülesandeid ära lahendada. Pärast igat lehekülge ma saan kommi. See aitab mind. Mul on väike purk, kus ma hoian nagu luitsukomme või kummikomme või midagi. Ja siis ma võtangi ainult ühe, söön selle ühe ära ja siis lähen edasi. See aitab mind väga. Ja mis mind ka väga aitab, on see, kui mu tuba on korras. Sellepärast ma enamusest köögis õpingi. Ma soovitan, et kui te tunnete, et teil ei ole üldse motivatsiooni, te ei taha üldse õppida, proovige tuba koristada. Kusjuures, ma olen seda ka tähele pannud, et mul on rohkem tavaliselt motivatsiooni õppida, kui oma tuba koristada. Aga siis on mingi nagu nädalavahetus, kus sa tead, et sul on nagu puhkuse hetk ja siis sul tuleb see sähvatus motivatsiooni, siis sa oled nagu koristad toa ära, mingi õpid, koristad oma riidekapi ära ja siis sa oled nagu ma vajan nüüd ühte külmu Coca-Colat. Minu lemmik on see, kui mul tuleb see sähvatus motivatsiooni siis, kui mul on e-koolis vaatan, et mul on nädal aega mitte ühtegi õppimist. Oodake, ma kohe vaatan, kas meil on homseks väga palju õppida? Vene keel vist ainult. Ma ei taas on ka mingid asjad teha. Okay. Mul tuleb see sähvatusmotivatsiooni, siis ma õpin veel ette. Mitte ainult nädal aega, vaid mitu nädalat, siis ma raudselt on mul nagu nii mingi esitlus või miski, mis vajab tegemist. Aga siis 2 päeva pole õppida, neljapäevaks reedeks pole õppida. No neljapäev meid ei ole koolis. Vahe pole. Selleks päevaks ei pea õppida. Vahest on pandud, kui me ära reisime. Ma arvan seda, et hea on see, et kui sul on see motivatsioon ja sa tunned, et sa suudad nagu lock-inida, siis ürita õppida nii palju nagu okei, kindlasti mitte, et õppida nagu väga palju, et nagu tuupida väga palju erinevaid asju, seda mitte. Aga näiteks oletamegi, et sa teed tund aega, sa teed näiteks matemaatikat, okei, sul jääb mingid ülesanded pooleli, siis minu nagu aju ütleb seda, et vahepeal motivatsioon kaob ka sellepärast ära, et tehtakse liiga kaua ühte sama asja, et ollagi vaheldus näiteks. Aga ma tean inimesi, kes on nagu mingi, et ma õpin tund aega, siis ma teen 10-minutilise pausi ja siis õpin edasi. Mina niimoodi ei suuda. Ma ei suuda pause teha, sest siis mul kaob motivatsioon koheselt. Näiteks ma üritan, kes see kõlab nagu väga halvasti, et mul oleks mingi väga halb nagu, ma ei tea, mis see on, aga ma üritan väldida veel sees käimist, sest ma lähen automaatselt TikToki ja siis ma lihtsalt jäängi TikToki. Mul on see, et see on mul üks probleem, mida ma üritan ennast välja treenida. Ma üritan nüüd minna niimoodi, et ma ei lähe telefoniga vetsu. Sest ma saan tegelikult hakkama. Ja üks asi, sa saad selle 1 minuti vetsus ilma telefonitaga hakkama. Miks ma nii kaua vetsus olen, on kuna ma olen telefonis ja ma scrollin. Aga meie oleme natuke juba edasi jõudnud. Meie panime TikTokile aja peale. Mul pole ainult TikTokil, mul on TikTokil, Instagramil ja Facebookil. Ma olen viimasel ajal väga palju Facebookis, aga ma ei käi nagu reelse vaatamas, vaid ma käin nagu erinevaid postitusi vaatamas. Ma vaatan nagu uudiseid. Jaa. Aga teha omale piirid. Kui sa oled jõudnud põhikooli, peaaegu mitte keegi teine ei pane sulle piire paika peale sinu enda. Ja see on ülejäänud elus ka väga hea. Sest kui sa jõuadki ülikooli ja märkad, et nagu sul ei ole kunagi piire paika pandud ja nüüd sa ei saagi hakkama, sealt on juba raske õppida seda, et alusta noorelt pigem.
Panegi endale piirid paika, et sa ei scrolli ja ma tean, et mitte scrollimine on väga raske. Mul endal on ka sellega väga raske. Aga mis mind aitab, on see, et mul on hobid, mis on telefoni välised. Ma mõtlen nagu, kui sul on näiteks selline inimene, kelle meeldib sudokusid lahendada telefonis, osta endale sudoku raamat. Proovi neid lahendada kirjalikult, proovi värvimist, proovi kas või jalutamas käimist. Ristsõnad on ülihead. Kumake. Nagu, ma ei suudaks neid mingit täiskasvanud ristsõnu teha, aga kumake on ülihea. Ja sellised asjad, kus sa nagu paned oma aju tööle, aga see ei ole nagu raske töötamine. Et sa nagu ei puuri enda aju. Ja see on ka kohe lock-in. Ja. Sa oled nagu, sa teed mingit asja, mis sulle päriselt meeldib. Sa ei pea mõtlema lock-inimisele nagu, et see on mingi asi, mida sa saad ainult kooli jaoks ja ainult teha. Õppides. Ei. Ma rääkisin, et võid koristamises ka lock-inida nagu. Jaa. Mina näiteks lock-inin värviraamatu värvimise peal nagu. Mingi hetk mul oli ka see. Jaa. Nagu see on lihtsalt see, et lock-inni, kui sa ei saa õppimise peale veel lock-innida, alusta lihtsalt. Alusta, et sa leiad endale mingi hobi, mida teha. Et hobisin väga palju ja ärge laske ka TikTokil endale öelda, et kui sa tahad nüüd värvimisega tegeleda, siis sul on vaja neid 5 värviraamatut ja neid 100-euriseid markereid. Ei. Mine oma kohalikku kontoritarvete poodi, oma kohalikku koopi, osta endale üks väikeste laste värviraamat kas või. Aga ma tahaks praegu räägida prinsessi värviraamatut. Kleepsudega? Nii lahe. Ei, kleepsu saab igale poole panna. Et ostaki selle ühe värviraamatu ja mingi odava paki markereid või pliiatseid ja proovi. Kas sulle meeldib see? Muud sul tegelikult pole Kuigi vaja. ma tean inimesi, kes on nagu mingi, et nagu, et mida parem kvaliteediga muidugi markerid või pliiatsid, seda pilt tuleb muidugi ilusam, eks ju. Aga on inimesi, ma tean, keda see häirib võib-olla, vaata, kui on nagu koledam nagu mingi väljanägemine, aga nagu, pole see rahustab sind. Ja minul on see, et see miks ma ei lase kellegi enda värviraamatut näha, sest ma värvin üle joont, ma värvin värvidega, mis kokku ei lähe, sest see on minu värviraamat ja minule see meeldib. Mina lihtsalt tahan värvida. Mind ei huvita, milline see välja näeb selles mõttes. Aga jah, me oleme nüüd... Ma just tahtsin öelda, et äkki võtaks need otsad kokku, et millest me siis rääkisime, mis me teile edasi tahtsime anda. Edasi me anname vist seda, et õpimeetodi sa pead ise leidma kahjuks endale. Ja, pigem ongi see, et katsetusmeetod. Ja et ära karda eksida, ma arvan, et see on nagu väga tõsine asi, mida inimesed on mingid, ma ei tea, et ma vastasin näiteks valesti, et nüüd ma olen küll, inimesed arvavad, et ma olen loll. Ei, selles mõttes nagu, et ära karda eksida. Ja, et see on juba nagu sisse kodeeritud noortele, et me kardame eksida. Jaa. Aga tõsiselt proovi, küsi tunnis küsimusi. Seda ma ei toonud eraldi punktina välja, aga enamus, ma ei saa enamus öelda, aga väga paljud õpetajad tegelikult igatsevad seda, et õpilased neilt küsiks, et nad ei oskagi infot edasi anda, aga kui sa küsid neilt täpseid küsimusi, siis nad oskavad sulle vastata. Minul on näiteks kõigi ees, mina ei julge tavaliselt küsimusi küsida, aga ma näiteks kutsungi enda juurde õpetaja, ma olen nagu, nii, ma näiteks ei saa nüüd sellest aru, et kas saaksid mulle seda seletada. Et on ka see võimalus, et sa ei pea ju kõigi ees küsima, aga lihtsalt kutsu see õpetaja enda juurde. Mine pärast tundi tema juurde. Ja mina teen väga palju seda, et näiteks, ütleme, mul kodutööga oli küsimus, ma lähengi pärast tundi õpetaja juurde, ma olen nagu, kuule, ma ei saanud sellest aru või nagu see jäi segaseks, saad seletada mulle ja väga paljud on nagu vastutulelikud ja aitavad tõsiselt õpilasi. Sest nad lihtsalt tahavad, et õpilased õpiksid. Ühesõnaga, küsimused, katseta, ära karda eksida ja Edu. No kindlasti, leida endale need mingid asjad, mille sa saad mõelda, aga siis, näiteks siis, kui sul on näiteks õppimisest, siiamaani on ja siis sa saadki öelda, et okei, nii, ma võtan nüüd näiteks selle hobi täna, näiteks võtame heegeldamine ja siis hakkad heegeldama. Et nagu leida omale mingid head hobid. Ja. Õppimise kõrvale. Et sa peaks ärge kogu aeg õppige. Ta nagu, ma tean, et mulle mingi hetk öeldi, et sa kogu aeg õpid, kas sul oma elu ka on? Mul ei olnudki oma elu. Mu elu käiski kooli ja kodu vahelt, kus ma arvasin, et sõin ja magasin ja õppisin. Et hobid on väga tähtsad. Jah, et nagu see ka pole eriti tervislik, kui sa kogu aeg õpid. Ja siis ka kindlasti, et ainus legaalne doping on uni. Magage palun, puhake ennast välja, sest muidu te ei saa õpitud. Või te ei omanda seda õppimist nii hästi, kui te väsinud olete. Et kindlasti magage
sööge ka tervislikult, sööge ilusasti. Kõht peab täis olema. jooge Coca-Colat. Ja rohkem me vist ei oskagi ma ei tea, ma ei oska midagi öelda. Kui te päriselt kirjutage, ma tean, osad võib-olla kardavad meile kirjutada. Ma tean, et kellelgi on ideid, millest me võiksime rääkida. Jaa, aga te ei pea isegi podcasti kontole kirjutama. Te võite meile eraldi kirjutada. Ma tean, et väga paljud te teate meie isiklikke kontosi. Võite meile kirjutada. Palun ärge lihtsalt ukse taha tulge. Jah, me lihtsalt, sellest seda nagu igas osas võib-olla rõhutamegi lõpus, et öelge meile millest rääkides, et üks hetk meil saavad ka ju mingid mõtted saavad otsa ja me ju ei tea, et, nagu, et mida te kuulata tahaksite. Yeah. Et lõpuks võib-olla me hakkamegi rääkima sihukestest teemadest, mis teid absoluutselt enam ei huvita. Et see on juba nagu mõttetu. Jah. Aga kirjutage meile edu õppimisel või mida iganes te teete. Ärge prokrastineerige. Jep. Boom! Ja aitäh kuulamast, kindlasti likeige, tellige meie kanalit, Lääneranna noored. Minge followge Instagramis ja Facebookis. Ja Facebookis. Meil on Facebook. Me küll ei ole väga aktiivsed seal, aga me pole Instagramis ka väga aktiivsed. No, kui te kirjutate meile, siis me oleme aktiivsed. Ja me ka vabandame, et meil on eelmise osa ja selle osa vahel väga suur vahe on. Aga meil olid tehnilised viperused. Ja mitte ma tahtsin just öelda, mitte väiksed, vaid suured. Jah, aga aitäh kuulamast. Aitäh teile. Ja loodan, et näeme ka järgmine kord. Näeme järgmine kord. Ciao!